Tere! Tänase tunni teemaks on jälle kõllnelinurk, aga täpsemalt me siis uurime ühte väga huvitavat teoreemi, mis kehtib igas kõllnelinurgas. Nimelt see on Ptolemaiose teoreem. Ma arvan, et te pole sellest varem kuulnud, aga tegelikult see on päris võimas teoreem, mis seob kokku kõllnelinurga küljed tema diagonaalidega. Ehk nimelt, kui tegemist on kõllnelinurgaga, kui mingi nelinurk on kõllnelinurk, ja siin joonisel ma just joonistasin kõllnelinurga ABCD, siis selles kõllnelinurgas kehtib järgmine võrdlus. Kõllnelinurga diagonaalide korrutis, ehk siis kui me võtame diagonaali BD ja korrutame selle diagonaaliga AC, meil tekib korrutis AC korda BD, siis ta võrdub vastaskülgede korrutiste summaga. Ja ehk siis vastaskülgede korrutiste summa on siis, me võtame kaks paari vastaskülgi, ehk siis AB ja CD, me korrutame need küljed kokku, ehk siis me saame korrutise AB korda CD ja liidame sellele korrutisele veel teise vastaskülgede paari korrutise, ehk siis BC korda DA. Ptolemaiose teoreem tegelikult ütleb meile, et meil kehtib selline võrdlus, mis on päris võimas ja huvitav. Sest näiteks, kui te teaksite kõllnelinurga näiteks kõik küljed ja ühe diagonaali, siis tänu sellele valemile te saaksite kergesti leida ülejäänud diagonaali ka. Ehk siis see on selline süke teoreem, mis aitab meid lõike kõllnelinurgas arvutada. Aga tulemus ise on üks asi. Minu meelest on alati olulisem just tõestus, sest tõestus näitabki, kust mingi tulemus või väide tuleb. Ja ma arvan, tuleb uurida just tõestusi, et paremini aru saada just matemaatikast tervikuna. Ja seda me praegu teemegi. Meie fookus on siis tõestada Ptolemaiose teoreem. Ja ma ütleks teile, et see teoreem, võib-olla selle tõestus ei tundu teile päris loogilisena ja ma mõistan seda, sest see kasutab ühte tegelikult planimeetrias väga tavalist meetodit, et mõnikord me peame midagi lisama juurde meie joonisele, et me saaksime nagu kergemini töötada. Ja nimelt, selleks, et see teoreem ära tõestada, me vajame veel ühte punkti, mida praegu sellel joonisel ei ole. Ja see punkt on päris kaval. Ma arvan, et kui te ei ole näinud varem seda trikki, siis te seda tõenäoliselt välja ei mõtle. Aga see punkt, mida me peame lisama sellele joonisele, et see teoreem ära tõestada, on siis punkt K. Küljel AC valime sellise punkti K siin, et ta rahuldaks seda, et ma juba tähistasin nurga DBC beetaga, aga siis see punkt K sellel küljel AC on selline punkt, et see nurg on meil K beeta. Ehk siis me lisame sellise punkti, et selline nurkade võrdlus kehtiks meil. Ja veel võib teil tekkida selline küsimus, miks see punkt üldse leidub? Miks me võime olla kindlad, et selline punkt leidub? Üks viis aru saada, et see punkt tegelikult alati on olemas, on see, et kui me näiteks, paneme siia tsirkli punkti B-sse ja hakkame teda liigutama, siis vaadake, alguses alguses see tsirkli teine ots asub punktis A näiteks. Ja siis see nurk, mis tekib selle külje ja tsirkli vahel, on 0. Ja me hakkame seda tsirkli pöörama. Niimoodi. Selle pööramise käigus see nurk tsirkli ja selle külje vahel ta muutub. Nimelt ta muutub 0-st nurgani ABC. Ning kuna CBD on üks osa sellest ABC nurgast, siis ta on kindlasti suurem kui beta. Järelikult mingi hetk, kui me niimoodi pöörame, siis mingil hetkel meil nurk tsirkli, ma ei tea, miks ma ütlen tsirkli, aga okei, las olla. Et mingi hetk meil nurk tsirkli ja külje vahel võrdub täpselt beetaga.
sest ta nagu piidavalt muutub, kui me niimoodi teda liigutame. Ehk siis selline punkt meil alati leidub. Võib-olla selline põhjendus ei olnud teie jaoks ammendav, aga ma arvan, et see hästi töötab. Teine põhjendus, kuidas me saaksime põhjendada, et selline punkt alati leidub, on näiteks niimoodi, et kui me tõmbame nurga ABC nurga poolite ja peegeldame sirge BD üle seda nurga poolite, siis me täpselt saamegi sellise sirge, et nurk selle külje AB ja uue sirge, mis me saime pärast peegeldamist, on täpselt beta. See on teine viis, kuidas põhjendada, et see nurk alati leidub. Aga okei, see oli esimene samm meie tõestuses, et ma kirjutan ka siia. Olgu K ja ma kasutan seda sümbolit, see tähendab seda, et punkt K kuulub küljele AC. Ma ei tea, kas te olete seda varem näinud, aga selline sümbol tähendab kuulumist, et kui midagi kuulub millessesse, siis seda tähistatakse sükse sümboliga. Okei, olgu K küljel AC selline, et nurk ABK võrdub nurgaga CBD. Okei. Miks see punkt üldse meie tõestuses mängib suurt rolli? Aga te praegu näete, meil tekib kaks paari sarnaseid kolmnurki. Nimelt, ma võtan teise värvi. Vaadake, see nurk siin, tähistame selle näiteks alfaga. Kuna tegemist on kõll nelinurgaga, siis nurgad, mis toetuvad samale kaarele, on meil võrdsed. Ja kui te vaadate, siis nurk BAC ta toetub kaarele BC ja samale kaarele meil toetub nurk BDC. Järelikult ta on ka meil alfa. Ja kui te nüüd näete, siis kolmnurgad BAK ja BDC on sarnased. See on teine samm meie tõestuses. Kolmnurk BAK on meil sarnane kolmnurgaga BDC. Ja miks see sarnasus veel kehtib? Sest lihtsalt neis kahes kolmnurgas on kaks nurka võrdsed. No, selles kolmnurgas on meil nurk beta ja nurk alfa ja selles kolmnurgas meil on samuti nurk beta ja nurk alfa. Järelikult need kaks kolmnurka on meil omavahel sarnased. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et me võime kirja panna järgmise võrdluse. Vaadake, me võtame selles kolmnurgas külje AB ning selleks, et koostada see suhe, mis tuleneb sarnasusest, me peame leidma teises kolmnurgas külje, mis vastab siis sellele küljele AB esimeses kolmnurgas. No, on lihtne näha, et selleks küljeks on külg BD, sest küljega BD on nagu küljega AB seotud nurgad beta ja alfa. Ning see võrdub, siis me võime teiseks küljeks valida külg AK selles esimeses kolmnurgas. Ja siis küljele AK teises kolmnurgas muidugi vastab külg CD, sest nurgad, mis on küljega CD seotud, on samad, mis siis on seotud küljega AK esimeses kolmnurgas. Ja me saame siis sellise võrdluse ja kui me korrutame, nagu me ristkorrutame seda võrdlust, siis me saame, et sellest tegelikult võime sellise märgi ka panna, et see on ekvivalentne võrdlusega AB korda CD võrdub AK korda BD. Okei, see on oluline võrdlus, sest nagu me näeme, me saime viisi, kuidas avaldada vastaskülgede korrutis AB korda CD. Ta võrdub siis AK korda BD-ga. Veel üks oluline tähelepanek, et BD on meil üks diagonaalidest. Järelikult me peame kuidagi teise diagonaali saama. Ja kuidas me seda teeme? Selleks on vaja veel ühte paari sarnaseid kolmnurki ja selleks paariks osutub siis paar CBK
no okei, vaatame tähelepanelikult. See nurk siin, KBC, on meil, no ma võin, ma ei tea, seda nurka nende nurkade vahel tähistada kui gamma. Okei, me siis näeme, et nurgad KBC ja ABD on omavahel võrdsed, sest nad mõlemad võrduvad siis beta pluss gammaga. Aga nüüd vaatame, meil on olemas ka see nurk, ma ei tea, mul on juba alfa, beta ja gamma võetud. Ma võin seda tähistada kui phi. On olemas ka selline tore kreeka täht phi. Ja jälle, kuna tegemist on küll nelinurgaga, siis samale kaarele ja sel juhul siis kaarele AB toetuvad nurgad on omavahel võrdsed ja nurk phi on BCA ja ta toetub siis kaarele BA. Järelikult ta võrdub meil nurgaga ADB, sest nurk ADB toetub samale kaarele AB nagu nurk BCA. Ja mida me siis näeme? Me näeme, see on kolmas punkt, et kolmnurgad KBC et kolmnurk KBC on sarnane meil kolmnurgaga okei, ma vaatan praegu ABD. No miks see sarnasus meil kehtib, sest lihtsalt üks nurk kolmnurgas KBC on beta pluss gamma, teine on phi ja kolmnurgas ABD on samuti üks nurkadest beta pluss gamma ja teine on phi. Järelikult kõik kolmnurkade nurkad on samad, järelikult need kolmnurkad on sarnased. Ja siis sarnaselt sellega, kuidas me siin tegime, me võime ka kirja panna siis ühe võrduse. Ja see võrdus meil siis näeb välja sellisena. Võtame AD, külje AD. Ja siis teises kolmnurgas me peame valima siis külje, mis vastab küljele AD. Ja selleks küljeks on muidugi CK, sest mõlemad küljed on seotud nurkadega phi ja siis nurgaga, mida me pole veel tähistanud ja mida me ei kavatsegi tähistada. Ja siis, järelikult me peame CK-ga läbi jagama. Ja teiselt poolt võrdus me siis kirjutame, me võtame BD selles suures kolmnurgas, me võtame BD ja siis küljega BD on seotud nurkad beta pluss gamma ja phi. Järelikult sellele küljele vastab meil külg BC. Ning see võrdus on meil ekvivalentne jälle, kui me korrutame niimoodi ristikujuliselt. Ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetada, aga te kõik teate, mida ma mõtlen. See on meil võrdne AD korda BC, see on siis nende korrutis ja siis teine korrutis tuleb meil CK korda BD. Okei. Me oleme peaaegu valmis, veel on jäänud üks samm. Okei, me oleme siis näidanud, et kehtivad need kaks võrdust. Kuidas me nendest võrdustest saame üle minna sellele võrdusele, mida me siin tahame saavutada. Aga tegelikult seda saab teha väga lihtsasti. Lihtsalt liidame need kaks võrdust kokku. Ja see on siis koht, kus ma arvan, see on lihtsalt väga ilus. Et see nii kõik tuleb välja. Okei, mis juhtub, kui me liidame need kaks asja kokku? Esiteks vasakule meil tuleb lihtsalt AB korda CD pluss AD korda BC ja need ongi siis need vastaskülgede korrutiste, see ongi vastaskülgede korrutiste summa, mida me tahame sellest teoreemist saada. Aga mis meil tuleb siis paremale, võib-olla te juba näete, kuidas see kõik tuleb. Meil tuleb AK korda BD pluss CK korda BD. Ja vaadake, nendel kahel liidetaval on üks ühine tegur. Ja me võime seda tegurit sulgudest ette võtta. Ja sulus meil siis jääb AK pluss CK. Aga vaadake tähelepanelikult, millega siis võrdub meil AK pluss CK.
AK pluss CK on lihtsalt AC. Sest K oli siis lihtsalt punkt küljel AC ja AK pluss CK. Me saame siis kogu lõigu pikkuse. Ja see lõpetabki Ptolemaeuse teoreemi tõestuse. Sest me saime, mida me tahtsime. Me näitasime, et vastaskülgede korrutiste summad võrdub siis diagonaalide korrutisega. Ja see kõik tuli väga ilusasti välja. Ja see see tõestusidee oli päris kaval. Me pidime lisama joonisele ühte punkti, mida veel enne seda joonisel ei olnud. Ja mõnikord planimeetrias on üldse väga raske ennustada, kuidas neid lisapunkte lisada joonisele. Ja see on siis juba teine küsimus, kuidas siis selle peale tulla, et seda punkti siis lisada. Sellele ma vastuse praegu anda ei saa. See on päris kaval tõestus. Aga kui te olete juba seda ideed näinud, et seda lisakonstruktsiooni ideed võib-olla, kui te peate midagi tulevikus ise tõestama, siis võib-olla see idee tuleb teid pähe ja aitab teid. Aga see oligi Ptolemaeuse teoreem, päris nunnu teoreem. Ja ma arvan, et me lõpetame siis selle tunni ainult selle teoreemi ülevaatega. Ma ei anna teile ülesandeid, sest see tõestus oli päris mahukas. Aga siis tehke konspekt ja kirjutage kõik selle tõestuse olulisemad sammud siis vihikusse. Ja, ehk siis esimene samm oli siis selle punkti lisamine. Siis me märkasime, et meil tekib üks paar sarnaseid kolmnurki. Nimelt meil oli ABK sarnane DBC-ga. Sellest me saime ühe viisi, kuidas me saame seda korrutist ümber kirjutada. Ja siis kolmas samm oli siis jälle tähelepanek, et meil on olemas veel üks paar sarnaseid kolmnurki. KBC ja DAB ja sellest me saime siis viisi, kuidas seda korrutist ümber kirjutada. Ja siis viimane samm oli päris ilus, me lihtsalt võtsime need kaks võrdlust, liitsime neid kokku ja saimegi täpselt seda, mida tahtsime. Ehk siis tehki nagu selline süke konspekt sammude kaupa ja see ongi kogu selle tunni sisu. Aitäh teile ja head päeva!